Suhkru tootmise ajalugu. Keegi ei tea täpselt, millal algas suhkruroo lugu Uus-Guineas, aga seal see ilmselt algas. Tegemist on suhkruroo selle tüvevormiga, millele Carl von Linné on andnud teadusliku nimetuse Sacharum officinarum. Uus-Guineast levis see 8000. kuni 4000. aastal enne meie aega edasi ülejäänud Kagu-Aasiasse ja Vaikse ookeani saartele ning seejärel Indiasse ja Hiinasse. Algselt suhkruroogu lihtsalt näriti ja saadi magus sel teel kätte. Hindud õppisid roogu purustama, sellest siirupit keetma ja seda kristalliseerima. Eurooplased tutvusid suhkruga Aleksander Suure India retke ajal, mis toimus 327. aastal enne meie aega. Esmamulje oli vapustav. Indias kasvab taim, mis ilma mesilasteta annab mett. Peatselt kirjutasid suhkruroost ka Kreeka ja Rooma kroonikud. Aristotelese õpilasel Theophrastusel on säilinud märkus, et Indias kasvab taim, mis sarnaneb pilliroole ja mis annab magusat soola. Indiast levis suhkruroo kasvatamine Hiinasse ja sealt 5. sajandil Pärsiasse. Araablased töötlesid 8. sajandil juba suurel hulgal suhkrut. Sealt levis suhkru tarvitamine Egiptusesse ja Vahemere maadesse. Hiinas nimetati suhkrut algselt kivimeeks. Egiptuses tunti seda India soola nime all. Araabia invasioon läände tähendas Euroopa ja suhkru vahekorras pöördepunkti. Koos Põhja-Aafrika ja tähtsate Euroopa alade okupeerimisega tungis suhkruroog Vahemere maades kõikjale. Esimesena Euroopas hakkasid suhkrukaubandusega tegelema veneetslased. 1100. aastast alates toimis see linnriik väga edukalt kaubanduse sõlmpunktina. Veneetsia trumbiks oli kontroll Vahemere sadamate ja kaubateede üle ning tulusad suhkrualased ärisidemed. Suhkur voolas sinna kokku kõigilt Vahemere kallastelt. Hispaaniast ja Marokost läänes, Tuneesiast ja Sitsiiliast lõunas, Damaskusest ja Antiookiast idas ning Konstantinoopolist. Juba 966. aastal ehitati Veneetsiasse suur suhkruladu, kust veeti suhkrut omakorda välja Kesk-Euroopasse, Musta mere äärde ja Slaavimaadesse. Kui suhkrusaadetis jõudis Veneetsiasse, oli see sageli lisanditest must ja vajas müügikõlbulikkuse taastamiseks teistkordset rafineerimist. 3. rafineerimine toimus juba sihtkohas. 15. kuni 17. sajandil rajati rafineerimiskojad kõigisse tähtsamatesse Euroopa sadamalinnadesse. Kriis puhkes 1453. aastal, mil Osmanid türklased vallutasid Konstantinoopoli ja lõikasid läbi vanad kaubateed idast Euroopasse. Veneetsias hinnad tõusid ja varud ammendusid. Vahemere piirkonna suhkrutootmine, millele olid aluse pannud araablased ja mida nüüd juhtisid eurooplased, käis sõja, katku, tehnoloogilise seisaku ja halva majandamise tõttu alla. Türklaste triumf Konstantinoopolis langes kokku Euroopa suurriikide esimeste koloniaalseiklustega. Portugallased purjetasid Vasco da Gama juhtimisel pikki Aafrika läänerannikut alla ja möödusid 1497. aastal selle lõunatipust, Hea lootuse neemest, avades otse meretee Indiasse. Portugaallased Enrique meresõitja juhtimisel istutasid suhkruroogu Madeirale, saarele, kus selle ajani inimasustus puudus. Istandusi rajati veel troopilisele Sao Tomé saarele Aafrika läänerannikul, Assooridele ja hiljem Brasiiliasse. Hispaania järgis naabermaa eeskuju ja alustas suhkruroo töötlemist Kanaari saartel. Christopher Columbus mõistis suhkru tähtsust ja oma teisel reisil üle Atlandi 1493. aastal juhtis ta suhkruroo istanduste rajamist Santo Domingo saarele. Suhkruroogu istutati Mehhikos, Kuubal, Jamaikal ja Puerto Ricos.
Peagi jõudis suhkruroog ka Briti, Hollandi ja Prantsuse kolooniatesse, näiteks Barbadosele ja Haitile. Sellega oli Euroopa suhkruturg ümber kujundatud. Meetodid, mida Euroopa töösturid koos Aafrika kergeusklike kompanjonidega kasutasid selleks, et teha raha odava suhkru ohtra tarnimisega, on terav okas magususe südames. Luksustootest ja staatuskaubast sai igapäevane hädavajalik toiduaine. Vürtsikaubandus koos suhkrukaubandusega oli loonud imperialismile hea aluse. Töömahuka protsessina nõudis suhkrutootmine tööjõudu. Lähis-Ida ja Vahemere maades juurdus orjapidamine. Kuna paavst Nikolaus I oli andnud eriloa kasutada paganaid orjadena, siis hankisid hispaanlased ja portugallased esialgu orje koduse majapidamise tarvis. Orjatööle rajati ka suhkruistanduste majandamine. 1550. aastal oli Brasiilias 5, 1623. aastal juba 350 suhkrurooistandust. 1600. aastaks oli istandustesse toodud ligi 1 miljon orja. 16. kuni 19. sajandil oli orjakaubandus Aafrika ja Ameerika vahel üks tulutoovamaid ärisid maailmas. Erinevate arvestuste kohaselt rööviti ja müüdi sel ajavahemikul 12 miljonit meest, naist ja last. Selleks ajaks oli suhkrutootmisele Põhja-Ameerikas lisandunud ka tubaka- ja puuvillatööstus. Orjakaupmehed paigutasid sageli raha kõige uuematesse tehnikaleiutistesse. Näiteks James Watti esimest aurumasinat rahastasid Lääne-India orjakaupmehed. Sama rahaga pandi alus Walesi ehituskivitööstusele ja suure Lääne raudtee ehitusele. Liverpoolist sai tänu orjakaubandusele Inglismaa suurim sadam. Orjarahaga kerkisid 10 tekstiilitööstused, valukojad, kivimurrud ja kanalid. Orjandusega tegelesid korralikud suured ettevõtted. 17. sajandil investeeris orjakaubandusse oma raha isegi Inglise kuningas, kusjuures tema osalusega kuninglik Aafrika kompanii teenis ühel esimestest aastatest 300% dividende. Nii oli tõeline inimsuse võit see, kui 1747. aastal esmakordselt suhkrupeedist suhkrut ekstraheeriti. Saksa keemik Andreas Margraf oli esimene, kes avastas, et suhkrupeet sisaldab sahharoosi. Tehnoloogia suhkru tootmiseks peedist leiutas tema õpilane Franz Karl Achard. Esimene rafineerimisettevõte avati 1801. aastal Preisimaal. Peedisuhkru tootmise edendamisele aitas kaasa Napoleoni sõdade ajal Inglismaale peale pandud kontinentaalblokaad, mis peatas 19. sajandi alguses suhkru ekspordi Mandri-Euroopasse. 1880-ndatel kujunes suhkrupeet peamiseks suhkrutootmise allikaks ja asendas Mandri-Euroopas peaaegu täielikult roosuhkru. Nüüdisajal annab suhkrupeet veidi üle 1/3 maailma suhkrutoodangust. Maailma kogu suhkrutoodang on 180 miljonit tonni.